No nii, tere jälle, tulin uuesti kalale, tervitus kõigile jälgijatele ja tervitus pinnaputukatele, suured tänud uute lantide eest ja siis teie jälgijad, minge vaadake ka, et pinnaputukate Facebooki leht, siis YouTube'i kanalit ja TikToki, et mis ta toimetab seal, väga häid lanti teeb minu meelest ja see on jälle siin oma jõe juures nii-öelda ja proovin siis nüüd, kui veetase on, jah, veetase on tõusnud, aga mitte eriti, et halliga siis, halli musta, ahaa, vesi ei paista enam üldse nii hästi läbi kui enne. Röövikuga. Midagi on sassis. No ma ei tea, tundub nagu ei ole sassis, aga nagu on ka sassis. Ei tea, proovib. Ei tööta. Ei midagi on ikka sassis. Nii, okei, see lant ei taha hetkel hästi mängida, et ma vahetan ära ja vahetab edasi mingi. Nii, nüüd ikka päris, suht tükk aega hiljem. Küljes on üks täiesti teine lant hetkel, mis on kõige rohkem kala meenutava ujumisega. Ma ei tea, kas te üldse siit näete midagi, aga et ma ei raatsinud hetkel väga kaugele minna, nii et ma vahepeal ei püüa. Sest ma tulin siia ikkagi kalale, mitte kõndima. Ma vahepeal mingid pausid teen, kus ma proovin püüda ka. Aga hetkel kala näha ei ole. Davai, paneme edasi. See on muidu siuke suht sobilik sügavus minu meelest, kus see kala veel alla saaks, et hetkel on selle juba ostetud kalastuskotiga komplektis olnud õng. Kasutan seda, kuna siin ei olnud seda landikinnituskohta, siis tegin selle ise kahest sellest sigane saitsust, mis need nimed on ja väga hästi toimib. Aga kõndimise aeg ma kasutan ikkagi nii, et ma tõmban lihtsalt landi rida otsa, kõik saab kiiremini. Et jah, vaatab nüüd edasi. Ma ei tea, minu arust need nagu on ju mutimulla hunnikud, aga räme suured. Ei tea, kas ikka on. Siin põllu peal võib näha igasuguseid metsloomi. Hetkel ma pole kedagi näinud. Ma siit lähen veel edasi. Nüüd on juba siuke, just mõjutasin sellest kohast, kus ma viimati käisin, kuhu maani. Seal oli jõel ja nüüd ma lähen siis selle siit kaugemale, siis saangi teada, mis siin on ja kuidas siin olud on ja et kas tasub üldse siin jõel käia püüdmas. Kui läheb siit ikkagi 5 kilta veel kaugemale ja saab parema jõe endale. Jah, sealt saaks vähemalt augi jõest. Ta oleks mingi kala. No siit ma tean, mis kindel on.
kindlalt võib saada. On ahvend, sest seda ma nägin juba siin. Ja siuke ahvend, mis on sellest landist, mis on praegu on osas suurem, et kes seda lant juba võtaks ja mingi hääl. Mingi kull lendab ka siin. Oi kui ilus. Täpselt kalale sobiv, aga sügavusest ma ei tea hetkel. Aga no jah, läheb kinni jälle korra. No nii, jälle tükk aega on kõnnitud, kuulsin siin nüüd mingid veesulinat. Ja vaatan. Aga siia soovitatigi mul tulla. Siin on osso kui äge väike tamm. Et nüüd tahaks teisel pool jõge olla. Ja siit jõgi nüüd keerab. Ja suht laugelt, aga siin on väike tammik. Mõtlen, kas ma proovin kohe mingit vissi. No okei, proovime kohe mingit viskut siis. Kohe kaldast hetkel kala näha ei ole. Aga et ta oleks kindlam, et näha kala isegi, kui ta järgi tuleb, ma tahan teada, et kas ikka oli kala või midagi muud. Et ma tõmban endale polaroidid ka ette, nii et hetkel korraks. No nii, ja proovin nüüd need viskad ära teha. Ma ei tea ju, kui sügav siin on. Täpselt, et nii, praegu on ühte kala näha. Jah, näitan landiga lähemalt ära siuke liikuvusabaga. Mingi 2 suurt kuuli on ka sees. Mida iganes nendega veel lisaks tehakse peale heli ja raskuse. Nii. Ja lant ujub ilusti siia poole. Kala järgi. Kala ei olnud näha. Huvitav, ka seal teisel poolt tammi ka on midagi kala. Aga miks siin, see on ju kobrast tehtud, miks nad siukesse kohta tammi tegid, sellest ma ei saa aru. Et nii väike nagu, et mis see nende kasu on sellest, kui suur. Väga huvitav oleks teada. Okei, hetkel kahjuks siit kala ei tulnud. Üks vise veel ja. See lant tuleb suht sügavalt. Ei tulnud jah. Aga ei, nüüd hakkab mulle veel rohkem meeldida see ala siin. Siin on ikka siukesi kohti olemas, et no jah, praegu jälle kinniga. Ikkagi vahetasin landi ära nüüd vahepeal jälle. Et panin hoopis enda tehtud landi uuesti. Mille ma vahepeal, algul oli ilma keeleta, ei toiminud hästi. Siis panin halva keele, ei toiminud ka hästi. Nüüd vahetasin keele ära nagu parema vastu ja vaatame, kas on ikka parem. Nii, kas ta vee alla läheb? Hetkel ei lähe isegi vee alla mitte. Mis toimub siis? Kas asi on selles, et ta miinab või milleskis muus? Ei tea, aga saame teada. Ühesõnaga isegi kui ta jääb pinnalandiks. Siis ta vähemalt mängib nüüd. Enne ta nagu töötas, aga ta ei hakanud võnksuma, ei hakanud mängima. Ja nüüd väga hästi mängib. Nüüd ta mängib ja läigib, aga tal ei ole seda. Mida tal ei ole seda piisavalt raskust selle jaoks siis enam või midagi. Peab. Ma proovin tegelikult. Ma lõikan keelt natuke lühemaks ja vaatab, kas toimib.
nii, keel läks lühemaks. Vaatame, kas see muutus midagi. Oi. Hetkel ei paista. Ja nüüd ta ujub ägedalt. Aga tal on liiga vähe raskust. Et tuleb lihtsalt vaatame, kas hakkab nüüd tööle. Ta ei taha nagu. Ja ühesõnaga ma pean kasutama teist see kollane. Üks oli mul kollane, üks hõbedane, et kollane oli uppu, et proovib sellega siis. Mingi luik paneb üle. Vaata ei, ma ei tea, kuhu te vaatasite vahepeal. Ühesõnaga, kuna see lant ei hakka praegu väga hästi mängima, siis ma vahetan ta ära. Aga muidu tore teada, et töötab ka. Nii, reklaam, sponsorid. Proovime siis halli asemel nüüd valge ja punasega. Valge ja punasega pinnaputukat. Meeldab mulle mingi tamiil liiga jäik või midagi. Nii, aga siin on üks äge asi, mille ma avastasin. Mis mul polnud õrna aimugi. Ja väga imelikus kohas on ka. Ma kohe näitan teile. Üks äge ehitis on siin. Just avastasin. Et nii, vaatame, kas see ujub. Hästi või? Nii, hetkel ta tuli pinda kohe. Vaatame. Kui nüüd ma tean, et see täiesti valge töötas ja see ka ei tööta, kui ma ta siia külge panen, siis jah, see hetkel ei tööta. Oi. Nõme küll, ma ikka vahetan ära, ma panen landilõksu siia lõpuks. Nii, ühesõnaga ma panen korra. Nii, lõpuks otsustasin hoopis ühe teise landi kasuks. Proovisin ära, et see töötab. Et jah, spinnaputukate landid ei töötanud hetkel. Ükski siis on asi ikkagi selle sõnges, et nööris võib-olla, või noh, hetkel on ta miil, et peab Venemaal olema. Aga siin on üks asi, mis ma nüüd näidata tahtsin teile. Mingi pagana ehitis. Mingi torn. Vaatetorn. Nii. No mis see on, ma ei tea. Siin näed sellega metsa, aga väga kahtlase koha peal. Mingi jahitorn. No, paneme selle siia. Vaatame. Läheme üles siis ka. Vaatame ülevad ka. Tundub, et täitsa kannatab. Jah, kannatab küll. Ja kes kannatab, see kaua elab. Tuo. Ei, vaade on küll ilusam, ei saa kurta. Landiks on siis, ma ei tea, mis see on, mingi Strike Pro. Siit näeb vett, mingi istumiskoht. Äge, ma ei tea, äkki on mingi jahi oma. Nii, seal on ka mingi kraav jälle. Kui see sama jõgi ei ole, mis ära pöörab lihtsalt. Aga ok. Alla. Et nüüd ei kuku. Ops. Oi, kaamera kätsin kinni. Nii, okei. Jalutab edasi. Võib-olla. Siit on nüüd see halvem, et kui ma hakkan tagasi minema. Jah, ma pean puude vahetada siia jõe äärde pressima. Nii, siin on olnud ka mingi tammilaadne ehitis.
mis on ära lõhutud. Ja siia ongi väga raske ligi pääseda, aga lähme tasakesi nüüd. Nüüd vaatad. Selle asja probleem on nüüd see, et ta ei lenda hästi. Oi, aga tuu jube hästi. Jube ägedalt. Ja ma ei saagi siit visata. Läheb kohe juurde. Vaatame, kas prillidega on parem. Ma ei tea. Võib-olla midagi on. Ei, hästi ikka ei näe. Nii, vaatame. Ja selle landil on saba ja ägedalt tuua. Nii. No ja. Midagi. Siin on nagu potentsiaalne koht näeb välja. Aga ma ei tea, kas siit tuleb kohe või. See näeb välja nagu potentsiaalne mingi ahvena läinud või midagi. Ei tea, jube ilus igastahes. Oi, teen paar pilti välja. Ja liigun edasi. Et ma ei tea, ma ei viitsi enam seda lanti vahetada, aga ma vist pean ikka mingi raskema panema. Ma olen ka no nii, jälle oli landi vahetus. Noh, mingi sääsk. Ja ongi sääsk. See vereime sääsk. Et ei saanud ja ei sobinud need teised landid ja liiga kerge ja liiga raske ja liiga sügav. Ja see on nüüd super. Täpselt õige raskusega ja normsügavus ja ilus hea lant. Ma mõtlesin, et selle keele pärast, et ta ei tööta, aga töötab küll väga hästi. Natuke vist viltu ujub, aga ma ei tea, kas see voolu pärast või midagi. Ja kas ei sega kala tule vist. Nii. Ühesõnaga, nüüd selle landi jätan ja liigume edasi siit. See on nii tüütu. Täna ainult landi vahetamise esinduseks. Et mul on kõik peale sidumisega olnud. Tuleb ikkagi panna sinna mingi, mitte tross, aga mingi lõks vahele, väiksemalt sorti tugevam. Korralik kvaliteetne landilõks. Nii, aga ma arvan, et siit ma tegelikult koha hakkagi tagasi minema hoopis püüdes siis, sest mul ei ole ju mõõdet siin lihtsalt sinnapoole muudki jaluta ja lanti vahetada. Et ega siit ei saa enam edasi ka. Siin tuleb nüüd tupik ette. Tupik ette, mis siin on? Ahaa, ongi. Nii, põhja kinni. Võib-olla natuke äkki tuleb liiga sügavalt isegi, aga noh, siis reguleerin kerimisega. Aha, teine kallas on kõvasti puhtam, teine kord ikka, kes tuleb teisest kaldast. Mis ta on? Ongi katse-eksitusmeetodid. Aga noh, nüüd ma jätan kaamera mingiks ajaks tööle ja hakkab siit minema. Alustab kohe siit esimest käigust ja hakkab liikuma. Või kas ongi mõtet siit üldse alustada? Ikka on, siin on lihtsalt nii sodi täis, et ei ole eriti kohta, kuhu visata. Kui ilusti ujub. Landile järgi siin minna on suht halb. Jälle mingi räätsedega tulla kunagi siis. Kus
just sellepärast ongi, kuidagi läheb nii keerduse siin, et ta meil läheb sassi. Kui ta need põrgu keerud siin tekivad, sellest pole õrna aimugi mul. Nii, vaatame. Siin on... issand jumal. Ei, praegu läheb kinni. Kui midagi toimub, siis paneb käima tagasi ja lõpus paneb kindlasti jälle. Et ei olegi mõtet, ma vist vahepeal enam ei panegi tükk aega käima. Mis ma praegu avastasin. Teisel pool on mingi latt ja okastraataed siis. Aga okei, jah, kinni. Siit on muidu edasi läheb siit super heaks, aga sinna pääseme teised pood, siit on liiga ebamugav. Siit lähebki, siin on siuke pool nagu sobiv ja sealt edasi läheb täpselt siukeseks forelli paigaks. Aga näeme. No nii, ma ei tea, kas nüüd vahepeal oli tund aega äkki paus veel, kui nüüd kaamera uuesti käima läks. Et täiesti pekkis ikka, ütleks elu kõige hullem püügipäev. Lant on uuesti ümber vahetatud selle vastu, mis mul kõige esimesena vist otsa läkski või. Vist oli esimesena. Ja ainus lant siis hetkel. No ma pole muidugi täiesti kõiki lante proovinud, aga see on nagu õiges kaalus. Hea mänguga, normaalne värv. Ja läige ja siuke lendab hästi. Ta ainus siis, mis selle õngele täna nagu sobinud on, millega püüda on saanud, aga kalast. No tegelikult kalast isegi oli märki. Mingid sellised forelli maimud olid. Et nüüd ma olen kohe alguses tagasi. Ma ei tea, täna tuleb küll 10 000 sammu kindlasti täis. Kellaajast ma ei tea. Päike läheb varsti looja. Nüüd kell väga palju ei ole, sest päike veel loojas ei ole, aga täiesti mõttetu. Ma ütlen, siuke ajakulu läks praegu selle peale ja ma ei saanud mitte midagi, peaaegu oleks 2 korda oli siuke juhus ka, et ma oleks peaaegu sellest landist ilma jäänud, õnneks sain lahti. Täiesti pekkis. Ma olen jätnud väga suured lõigud püüdlust vahele, siis ma ei ole tahtnud landist ilma jääda. Ma ei viitsi jälle kuskilt otsida räätlisid ja hakata järgi minema. Sorry jah, võib-olla seda ei meeldi, et ma vingun jälle siin kaameras või taga või noh, kaamerasse. Aga noh, vahest peab vinguma. Mitte, et nüüd hakatakse kommenteerima, et ma vingun kogu aeg. Jah, nüüd ongi täiesti algus. Siit on paar viset. Siit ei ole märki, siis ongi kõik. Siis mul on siit on pikk maa jalutada sinna kohta, kus ma auto peale saan ja varem on mind siit võetud, siia toodud ja siit võetud, aga sõidutee on praegu nii halb, et ma lähen siit osamaad ise jala, et auto kinni ei jääks niimoodi. Ja siis on autoga vastas mul juba. Nii, vaatame. Ei tulnud kedagi. Proovib korra pikki voolu ka. Aga muidu jah, teine kord läheb jällegi teiselt poolt jõge. Ja teistmoodi kõik. Ja ma ei tea, enam vist ei kasutagi seda õnge ka ainult kuskil suurtemate raskuvate lantidega. Noh, nüüd läks üle puu. Tuli ära. Tore. Et jah, päevaseis on isegi 0. Siin põhjas ma vist näen ka veel mingeid maime. Mingid tonkse on käinud, nii et võis olla isegi vahepeal mingi kala käis äkki proovimas. Et näinud ei ole midagi polaroididega ega ilma. Ja noh, jah. Tuleb, nüüd oli jälle midagi. Kas oli nüüd lihtsalt liiga madal tulek landil või oligi kala või? Ma pigem ütleks liiga madalalt tuli see lant, aga tahtis kinni jääda kuhugi, aga tundus väga kala moodi. Et noh jah, nüüd on küll kinni. Aga kuna siin ta võib kivi taha kinni jääda, siis hetkel õnneks kivi taga ei ole. Ma mõtlesin, et ta hakatesse. Mõtlesin, et kohe ei hakka tõmbama, et äkki tõmbab lihtsalt
landi mööda kive puruks. Aga noh, selle ütleb veel ära, et ma olen igasuguse kanali sponsoreeringu üle väga tänulik. Et väga tore, mul on nüüd saadetud pea 20 lanti sain endal nüüd vahepeal juurde. Et see on ka nüüd, mis ta tuli, üleeile vist tuli see lant alles, jah. Noh, jah, jälle läheb sassi. Siin see tamiil kuidagi läheb tohutult nagu keerdu ja siis keerdu ja sõlme, et mis toimub, miks ta nii krussi läheb nagu. Mitte jälle nii, et ma viskaks ta sassi, vaid hakkab kuidagi keerutama nagu imelikult. Jälle ei kuuk kinni. No, mõelda, mis ma räägin. Ta läheb nagu niimoodi ja see väga raskelt tuleb välja ja kuda pekki ta nii läheb ja miks ta välja ei lähe? No ma ei tea. Ühesõnaga nüüd ongi kõik, enam ei ole mõtet. Keerin tagasi, panen kokku ja ongi minek põhimõtteliselt. Võib-olla veel paar viset teen, ma hetkel lihtsalt kohe kokku ei pane, aga nii, siit ei saanud midagi. Aga jah, ongi kohe minek. Et teie siis olge tublid, on ju, käige seal spinnaputukate lehel ja ostke nänni endale ja siis kellel hea südasi vaatajatel on ja raatsib ära anda endal mingeid kalastustarbeid või on lihtsalt üle, võib vabalt mulle saata. Ma tahaks nüüd mingi aeg tegelikult mingi kanali esimese loosi ka teha, et mul on neid lanti, mida me kasutame päris palju ja mingeid muid asju. See tundub. Vaatan praegu, kas see on kotkas või ei ole. Vist ei ole, aga noh. Et ei ole. Et noh, näete ise, milline see tee siin on. Et siin ei saa väga liikuda. No nüüd on juba kõvem, siis nüüd on külmemaks läinud, aga noh. Oleme sinna ühe pika sirge. Noh, läks halvasti. No nüüd läks ikka väga halvasti. Et vaatan korra, kas ma saan see. Nii, sosipundar on vist väljas. Veip tekkis tagasi. Läks ja tuli. Tuli ja läks. Jah. Teeb siit paar viset ja ongi minek. No see vise tuli küll hästi minu meelest. Okei, ma ei viitsi ka rohkem. Nii. Ja nüüd ma siis kõnetan teid siin natuke, et nüüd kõik, kes seda videot vaatavad, on ju, kes veel ei ole subscribe'inud, võetavad subscribe või telli, ole mis keeles see on teil menüü või noh, YouTube. Ja siis kommenteerige muidugi ja jagage mu videoid, sellest on ka väga palju kasu. Ja mainige lihtsalt minu kanalit, kellele meeldib mu kanal. Ma tean, et väga paljudele kindlasti ka ei meeldi mu tegemised. Vaatavad, et enda naljakas oleks, et oho, mis lollusi ma teen. Aga jah, pange videole ka like ja siis mingi vaadaks pinnaputukate lehtesid ja no okei. Davai, goodbye. Näeme järgmises videos. Olge tublid siis. Ja.